Tšauki, mina olen Maria ja tere tulemast tagasi YouTube'ide kanalisse. Nagu te arvatavasti juba teate, siis see nädal või noh, mitte see nädal, see kuu on siin kanalis selline väljakutsete kuu meie jaoks, mis tähendab, et igaüks meist läheb üles video koos enda challenge'iga ja siis esitab järgmisele YouTube'ile väljakutse järgmise väljakutsega ja siis teine peab tegema seda, siis läheb niimoodi edasi. Viki seletas seda meie esimeses videos väga palju paremini, ning et nagu mina olen täna siin, et võtta vastu Juanita poolt esitatud challenge. Hakkame vaatama, mida ma siis täpsemalt tegema pean. Ma annan Mariale edasi challenge'i. Seega Maria kuula, sest siin on minu challenge. Kuna Halloween on peaaegu käes ja ma tahtsin, sa saaks natuke oma komfortzoonist välja, siis sinu challenge on võtta kõrvits ja see nagu karvida, ehk siis see lõikata nagu Halloweeni stiilis, ehk siis teha silmad, suu ja nii edasi. Ja see peab olema natuke hirmuäratav ja ma tahtsin lihtsalt, et saaks oma komfortzoonist natuke välja ja Halloween. Seega edu sulle, Maria, ja ma loodan, et sa saad sellega hästi hakkama. Ma armastan, kui positiivselt ta ütles, et ma loodan, et sa saad sinuga hakkama, nagu ta actually loodab, et ma saan sellega hakkama. Oh my god. Kui te vähegi mind teate, siis igasugused asjad, mis on väljaspool minu magamistuba rääkimine, on minu jaoks komfortzoonist välja astumine. Nii et nagu pumpkinit karvida. Ma olen seda kogu aeg mõelnud teha, aga nagu ma olen kogu aeg liiga laisk või liiga nagu saamatu olnud, et seda päriselt ette võtta. Please nagu hoidke pöialt mulle ja vaatame, kui hästi ma sellega päriselt hakkama saan. Selle challenge'i täitmiseks ma tulin ära enda magamistoast, minu ultimate komfortzoonist ja tulin stuudiosse, sest see on siuke vähe suurem projekt ja nagu see on mega komfortzoonist välja astumine minu jaoks. Ja ma isegi panin ette põlle, et ma oma ilusat Adidase sweatshirti ära ei rikuks. Ja mul pole aimu ka, mida ma tegema hakkan, aga ma ei tea, küll me üritame. Ärge minu kõrvitsad tšaadžike, see oli ainuke, mis me sulasest leidsime, ta on natuke lapik, aga still nunnu. Ja kui me lõikame ta nii pidi, sest ta on siit tagant veits lapikum, aga keegi polegi perfektne. Te vaatate võib-olla tutorial videosi, on alati kõigil väga palju erinevaid riistapuusi asju, millega nad karvivad. Minul on kaks asja, mul on nuga ja lusikas. Ja see on väga basic kööginuga ja väga basic köögilusikas, muud meil ei ole. Meil on ka küünal, mis pärast peale panna, aga okei, we'll see. Ma saan aru, et esimese asjana tuleb alati see ülemine osa nagu ära kattida. Ma ei tea, kui kaugelt ma peaks seda tegema. Samas, nii, mul läks nuga sisse, guys. Ma vist lõikan nagu nii, vaata veits. Ma lõikan siia piirjoone valmis. Sain selle esimese kiisit lahti, nagu te näete. Aga see isegi pole märgatav, mitte te mingi vaevu näete seda. Ma üritan nüüd rohkem see nuga sisse actually panna. Oh, näete, tuleb. Mul on nuga sügavalt siin sees. Oppi. Ma panen reaalselt timelapsi selle, ma nüüd üritan selle kuidagi siit nagu lahti saada. Näen. Oppi, ma sain reaalse šoki just. Guys, ma sain selle siit poolt lahti. Okei, ma olen aru saanud, et see nipp käib nii, et sa topid selle noa siit sügavale ja siis tõmbad teda enda poole. Aga vaadake, et te oleksite ettevaatlikud, sest ma peaaegu virutsin selle noaga endale näkku. Ma ei ütle, et küsige oma vanemad abi, sest uskuge mind, teie vanemad ei viitsi sükse asjaga tegeleda. Kui viitsivad, siis need on väga ägedad vanemad. Aga ma ütlen teile, kui selle video lõpuks mina sellega hakkama sain ja arvatavasti te näete thumbnaili pealt, kui sain, siis saate teiega. Ära saada, aga ainult on siit nagu osaliselt võtta kidu. Yes! Siin sees on nagu auk, vaata. Nii, esimene step läbitud, me saime selle kaane. Ma jätan selle kaane alles, et ma saaksin selle pärast siia peale panna ja värki on ju. Nüüd on siin põhimõtteliselt, ma saan aru, et see sisu, siit võib vist käega ka võtta suva. Või siis mitte. Kui ei tea, siis ma vihkan nagu kõrvitsaid nagu üldiselt, ma räägin nagu issand ju, ma loodake seda sisu lihtsalt. Ma vihkan kõrvitsat, aga see on nunnu decoration. Need on nagu mingi niidid, nagu mingi ämbliku need. Okei, ühesõnaga, ma saan aru, et eesmärk on nüüd põhimõtteliselt see sisu siit välja saada, mis peaks olema kõige keerulisem osa. Issand, oh my god. Ma üritan, et te näeksite. Vaadake seda sisu lihtsalt. Ma jagan teile nüüd, kas ma tõesti jagan praegu tsippe, kuidas pumpkinit karvida. Põhimõtteliselt, kui te teete nagu ääre, vaata. Sa proovid siis selle saada.
ja siis sa lähed mööda äärt niimoodi. Nii. Hea, et ma selle põlle ette panin. Ja kusjuures seda pole nii raske lõigata, kui see tundub. Ma saan aru, et nüüd on main osa kogu see karvane asi siit välja saada. Ma annan tegelikult teile ühe tipi veel, mida ma ise ei järginud, aga issand, see on nagu mingi karvane asi. Alustada võib-olla väiksema kõrvitsaga, kui te ennast väga kindlalt ei tunne. Käega võib ka võtta, suva. Aga ma mõtlesin, et ma lähen nagu go big or go home, vaata, for the video, need, kes tahavad juba edasi jõudnud suuri pumpkineid karvida. This is disgusting, oh my god. Probleem on siis, et see on väga sügav, sest ta on suur pumpkin, aga kõrvits, räägi eesti keeles, Maria. Praegu näeb olukord välja selline. See hääl. Ma näitan teile. Hinnake nüüd, kas see sobib. See lame osa on väga ilus lame, aga see teine on veits kaheldav. Nii, kui nüüd on kõik ära koristatud, siis hakkab see fun part, mis on disaini peale joonistamine. Meie eesmärk on joonistada siis talle nägu, aga mitte midagi keerulist, sest sa pead seal olema võimeline noaga siia sisse põhimõtteliselt karvima, on ju. Tähendab kraapima, ma ei oska seda eesti keeles öelda. Ma arvan, et ma üritan midagi sellist teha. Nii, minu silmade joonistatud disain on, okei, see on veits viltu, aga pole hullu, see on DIY. Ma teen selle esimese silmadega koos ja üritame seda kuidagi teha. Key on minu meelest siis selles, et see alguses tee nagu piirjoon mõelda, nagu ma tegin selle pealisega. Ainult raske on noaga teha, kui see ümar on, vaata. Aga ärge muretsege üldse, pidage terve selle aja meeles, me ei otsi perfektsust. No nii, näete, nurk juba tuleb välja. Kui on keeruline, see ärge andske alla. Ma tean, et ma ei ole parim näida, aga sain mina hakkama, saate teiega. Guys. Vaadake seda nüüd. Meil on silm, vaadake, meil on silm. Appekonnelik, ma olen nii, nüüd sul on siuke tükikene. Ei olnud see midagi nii keerulist, sest kui juba, samas vaatate, et see tegelikult see koor ei ole üldse nii paks, vaata, sul on nii keeruline. Davai, nüüd ma teen ära teise silma ja suu, ma teen selle off-camera, sellepärast, et see võtab kuutud kaua aega, mul on raske seda teha, kui ma üritan teilest näidata ja näeme teiega, kui loodetavasti mul juba silm ja suu tehtud on. Guys, I did that. Nii on 90% su pumpkinist tehtud. Nüüd otsige endale küünal ja mõelge talle nimi välja. Mul on põlle eest ära tulnud, me oleme jõudnud selle video lõppfaasi, ehk meie pumpkin on nüüd valmis, kõrvits, vabandust, meie kõrvits on nüüd valmis ja ma ütleksin, et ma olen üpris rahul temaga. Loki käisime Quick poes ja ostsime siia küünlad, aga ma ei tea, kas me paneme mitu küünalt või paneme ühe küünla. Sükene lugu on, et ma käskisin vaata teil kõigil nimed välja mõelda, on ju. No lugu on siuke, et ma ei suuda ühtegi head nime välja mõelda. YouTube'idest keegi ei vasta, kirjutasin Vikile kõigile neile, keegi ei vasta mulle. Otsustasin, et me helistame Martile ja küsime. Teeme nii, et helistame talle ja küsime, mis on tema, kuna ma arvan, et see kõrvits on poiss. Lihtsalt mõttu, äkki te peaks tüdruk ikkagi olema. Marti, kas saad muga korra rääkida? Mul on hästi kiirelt sobi vaja. Ütle mulle kõigepealt, lihtsalt ütle, kas poiss või tüdruk? Lihtsalt ütle. Poiss. Nii, ja nüüd ütle esimene poisi nimi, mis sul meelde tuleb. Vaatan kohe, et meie esimene poisi nimi Paul. Paul, okei, selge. Sa näed järgmise esmaspäeva YouTube'ide videost, siis miks mul sobi vaja oli. Aitäh sulle, tšau. Ja niimoodi sai Paul endale nime. Ma veel teid välja ei suumi sellepärast, et Paul tuleb nüüd põlema panna. Ja heas mõttes põlema, mitte nagu, et põlema, vaid nagu lit põlema, vaata. Also, Marti, kui sa vaatad seda, suur aitäh sulle selle nime eest. Ma ise ei suutnud ühegi geniaalse nime peale tulla. Nüüd, kuna mina ei julge vaata siukesega panna põlema, siis Aivi, kas sa palun saaksid appi mulle tulla? Okei, nii, ja nüüd on aeg Paul põlema panna. Heas mõttes põlema. Nii, oota. Täpselt siin kõrval vaata. Appi, vaata kui läge see välja näeb, aga nii cool. Tutvustan teile, see on meie kõrvits Paul ja ametlikult on tema YouTube'ide 5. liige. Guys, selline oli
oli selle nädala YouTube'ide video, ma väga siiralt loodan, et teile meeldis see ja kui ma ütlen enda ausa arvamuse, siis ma arvan, et ma sain päris hästi selle kõrvitsaga hakkama ja nüüd mul on kindlalt väga Halloweeni vibe sees. Teile meeldis see, palun andke sellele üks like, ma väga loodan, et see video väärib seda, sest ma andsin endast nagu see oli reaalselt. Ma ei tea, kas te üldse saate aru, kui hull komfortsoonist välja astumine see minu jaoks oli, aga see oli väga lõbus ja ma tahan teid innustada selle videoga ja ma ei ütle seda lihtsalt nagu mingi teie ema, vaid ma päriselt ütlengi teile, et kui teil on sükene idee, aga teil ei ole nagu peale hakkamist või viidi, siis nagu tegelikult ka tehke seda minu pärast. Kindlasti tulge järgmine esmaspäev siia kanalile tagasi, siis täidab juba Scare'it väljakutset meie armas Juchik Sydney ning et ma loodan, et teile meeldis. Näeme teiega siin kanalil juba järgmisel nädalal. Tšau!